meie ette on jäänud ajaloost, justkui killustunud mälupank. Antiikaja filosoofia, kuningate kroonika, võimude vaheldumine, sõdade müra. Ja nii jääb mulje, nagu oleks inimene elanud peamiselt mõtisklustes või võitluses. Aga tegelik elu kulges teist rada. Enamus inimkonna ajast toimus mullas. Põllud, karjakasvatus, seemned, leib. Agronoomia, mitte filosoofia, oli vundament, millele kõik muu toetub. Aga selle vundamendi hääled on vaevu kuulda. Orjarahvaste karjed, tööliste öised palved, vaimne janu, mis kandis tsivilisatsioone nagu nähtamatu selgroog. Kõik, mida meile ajaluuna esitatakse, pärineb enamasti nende käest, kel oli jõudu, aega, vahendid ja võimalus kirjutada. Valitsejad, monarhid, parteid, teadlased, filosoofid. Nende mõtted elavad edasi, mitte alati sellepärast, et nendel oli tõde, vaid sellepärast, et need salvestati. See on vaid pealispind. Tegelik elu jäi kirjeldamata. Valu, leivalõhn, otsingud Jumala järele janunev süda. Ja nii muutub ajalugu kõverpeegliks, moonutatud puudulik, mõnikord lausa pettus. Fakte saab painutada, illusioone saab nimetada tõeks, kui teisi hääli ei lasta kõlada. Enne inimest, kes vaatab valguse poole ja ootab Kristust. Aga üks ajajoon murdis selle mustri. Et mil aeg ise murdus kaheks. Enne ja pärast Jeesus Kristust. Tema kaudu kogunesid killud tervikuks. Mateeria ja vaim, põld ja templimüür, teadus ja usk, keisrivõim ja lihtsa inimese igatsus. Kõik, mida inimene enne nägi ainult osaliselt, sai ühtäkki ühenduspunkti. Alfa ja Omega, looja puudutas maailma ja maailm ei jäänud samaks. Teda ei toonud kohale jõud, filosoofia ega tehnoloogia, vaid tõde ise. Ja tõde ei hooli illusioonidest. Tõde näitab meie südameid. Mitte seda, mida me teistele esitame, vaid seda, kes me tegelikult oleme. Sama söölumine jätkub ka täna. Tehnoloogiad, teesintellektid, massinad ja süsteemid. Neil on ainult uued kihid, mis lisanduvad vanale küsimusele. Kes ma olen? Kas me kanname välja töö iseenda kohta? Mitte teiste kohta, mitte süsteemide ega ajastu kohta, vaid enda kohta. Kust me tuleme? Millele toitume? Keda me teenime? Kuhu me teel oleme?
kas suudame vaadata valguse poole nii, et ei põgene? kas suudame öelda: jah, issand, näita mulle mind ennast, isegi kui see valutab? mina, sina, meie kõik. kuni Kristus tuleb, on see küsimus meie ees iga päev. ja see on Jumala arm, sest ainult tõde vabastab. Ilmutuse raamatu lõpp ütleb: jah, ma tulen varsti. Aamen, tule, issand Jeesus, issanda Jeesuse arm.